ärkad, mitte midagi aru ei saa. Ma esinesin siis Burj Al Arabi kõrval, ühes baaris oli see. Esinemine läks nagu väga hästi, nagu päriselt. Aitäh jumalale, et Kreks meiega kaasas on ta Burjiga. Ta tõuseb kohe püsti, läheb hambaid pesema, siis ma aitäh sulle, Kreks! Sa pead oskama panna ennast ka teise mulli. Aga asjadel on nagu omadus ise kuidagi laheneda. Vaja leida õige oks, millega kõrve nõgest lüüa ja sa ei leidnud ja see oli su jaoks probleem. You are a fast boy. Kook, mullivesi, sigar. Rohkem polegi rõõmuks vaja. Jõu, enne kui lähme episoodi juurde, võite kommentaaridesse või meile kirjutada, missugust contenti te sooviksite rohkem näha kestidega, meil kahekesi, reisides, vlogid, meil on palju põnevat contenti tulemas erinevates formaatides ja me nagu tõesti sooviksime kuulda teie tagasisidet, teie soovitusi, mida teie sooviksite näha, mis on teile huvitav ja ka erinevate teemade, kõikide nüansside osas ja samuti ka tagasiside osas. Oleksime mega tänulikud, kui saaksite meile kirjutada, kommenteerida, ükskõik kuidas teada anda, võite meilidel kirja ka lihtsalt saata, aga lihtsalt mingid tagasisidet, mis teile meeldib, mis ei meeldi, mida sooviksite rohkem näha, mida saaks paremaks teha. Kõige selle eest oleksime mega tänulikud. Aga nüüd juba episoodi juurde. Welcome. Täna on reede, mingi 6. veebruar, 5. 6. Ei oota. 6. veebruar. Just. 6. veebruar kell on 8:20 hommikul Dubai aja järgi, Eesti aja järgi oleks see 6:20. Ärkasime kell 6, Eesti järgi on kell 4. Saime magama mingi kell 1, ehk siis mingi 5 tundi und. Me oleme kõik hommikud siin ärganud 6, aga täna oli kõige sitem hommik. Nende hommikute peale, täna oli nagu... Mul oli vist päev või teine päev kõige sitem nagu. Ärkad, mitte midagi aru ei saa. Pea valutab, lihased valutavad, kõik lihtsalt valutab. Sa tunned, et sa oled full unrecovered ja siis nagu... Aga noh, aitäh jumalale, et Kreks meiega kaasas on ta pushib ja ta tõuseb kohe püsti, läheb hambaid pesema ja siis ma Ja siis peab ka minema hambaid pesema ja siis pesed juba hambaid ja siis läheb duši alla. Aitäh sulle, Kreks! Kui te tahate videotöötlust õppida ja harjutada ja kasvada tiimis, kus nagu pushitakse üksteist, kus me oleme mehed, kes lihtsalt ehitavad mingit ägedat asja, kõik koos nagu pushime täiega, reisime koos ringi. Teeme mingit trenni eesmärkiga aasta, jookseme mingit maratone. See aasta lähme Ironmanile näiteks tiimiga. Et kirjutage meile. Me otsime noort talenti. Saate Robert Sustovõljale ja Kaur Nellisele tööle tulla ja Sparkix Agentsile. Probleem on selles, meil on nii palju contenti, aga ma ei hakka rääkima, mis vlogid on tulemas, juba neid on varem siin igal pool ka mainitud. Aga ühesõnaga, eelmisest Dubai tripist, see oli Saudiga koos, oli 400 giga materjali. Sellest reisist on vähemalt 400 giga materjali, kuigi see nädalane reis ainult olnud. Ehk siis siin on nagu megalt täiega palju contenti saadud filmida, nagu väga palju. Nii et jah, sellest tuleb ka vlog välja, võib-olla see juba too hetk on väljas, aga eks näis. Ja see vlog tuleb ka siis full raw documentation, põhimõtteliselt me paneme kõik sisse, mis me siin oleme filminud. Et ei hakka mingit gatekeepimist nagu nii-öelda tegema, full raw, full autentne, nii kuidas on, näetegi, kuidas meie elame, mis me teeme, kuidas Dubai on ja nii edasi. Just. Ilma sellise nagu ülelikse haibita nii-öelda. Ja, et meil tegelikult ongi nii-öelda kontekstiks neile, kes ei tea, meil on oma ettevõtte Sparkix Agency, kus me teemegi siis sellist sotsiaalmeedia turundust, haldust ja ka nii-öelda sisuloomet. Praegu laieneme siis Dubaisse, natuke nii-öelda uue nurga ja teenuse alt. Ja korrale siis selle kandideerimise ja videotöötluse ja üldse sellise nii-öelda värbamise teema poole pealt ongi see, et meil on ettevõte, meil on see Glitch Journey podcast, siuke vlogi channel, meil on kummalgi oma personaalbrändid, kus me teeme nii business personaalbrändi ehk siis erinevatele ettevõtte omanikele suunatud selliseid nii-öelda lühivideosid ja täispikas formaadis videosid, pluss ka siis nii-öelda sellise lifestyle personaalbrändi poolt ka nii-öelda erinevad vlogid, lühivideod, et meil tegelikult seda sisu, mida juba on ja mida peaks töötlema ja mida veel tuleb täiega juurde, on väga palju ja just sellepärast me otsimegi tegelikult videoeditore, inimesi, kellega saaks nii-öelda koostööd teha, inimesed, kes tahaksid panustada ja koos midagi nii-öelda lahedat ehitada. Just.
et see ei peagi olema ainult nii-öelda videotöötlusalal, et üldse, kui te näete meie teekonda kõrvalt, näete kuskilt graafilisi disaine, näete sotsiaalmeedia postitusi, mingid nii-öelda kaanefotosid YouTube'is, sotsiaalmeedias, et siis kõik kohad, kus te näete, et te saaksite omalt poolt väärtust tuua või mis teid huvitaks potentsiaalselt, et siis kõik nii-öelda, me oleme alati nii-öelda avatud uute inimeste nii-öelda värbamisele ja kas või projektipõhistele koostöödele esialgu. Ja siis saame nii-öelda edasi vaadata, et kas me oleme right fit ja kas saame nii-öelda ka edasi liikuda siis pikas perspektiivis. Just. Ja üks asi on veel see, et kui keegi teist on jälle talendikas, noor, ei pea olema noor, me lihtsalt toetame teiega noori, sest me oleme ka noored, aga kui keegi teist on videograaf, siis võite ka meile kirjutada, samamoodi hit-upida meid, sellepärast, et me tegelikult nagu otsime endale potentsiaalset inimest, kes oleks meile nagu videograaf praegu ja tulevikus, mis tähendaks, et kes saaks meil reisidel kaasas tulla, aidatagi meid filmimisega, sellepärast, et me tahaks, et meie põhifookus olekski nagu ettevõtlusel ja enda asja nagu tegemisel. Aga kui sa pead seal kõrvalt nagu contentile mõtlema, et teame, mis klippe peab tegema ja kuidas tegema ja mis on veel tegemata ja nii edasi ja kõik mingi faili management, see võtab lihtsalt nii palju aega ja energiat ja just seda nagu brain power'it, et me nagu ideaalis väga hea meelega leiaks kellegi, tahaks kedagi toetada, kellegi jälle mingeid võimalusi ja nagu kogemusi pakkuda ja selle läbi ka nagu saaksime üksteisel nii-öelda kasu tuua. Et ühesõnaga kõik content, mis te olete näinud ja kõik, mis on tulemas, kõik seda tüüpi contenti te saate nagu editima hakata siis ja seda veel lahedamaks teha ja veel lahedamat contenti teha. Nii et see on veel üks asi, mis on... Ja noh, ka see kõik reisimise pool, et ikkagi jälle me erineme oma ettevõttega siis nii-öelda selle poolest, et me oleme natuke erinevad nii-öelda klassikalisest ettevõtlusest, et me siiralt tahame maksta inimestele, kui nad panustavad, me siiralt tahame tiimi blessida, me siiralt tahame tiimiga reisida, tiimiga mingeid ägedaid projekte koos ellu viia ja teisse panustada. Me oleme nüüdseks juba üle 5-kohalise arvu summa pannud erinevatesse koolitustesse, nii turundusalal kui ka sellise üleüldse lifestyle'i pildimise alates, ma ei tea, ülikondadest kuni käekelladeni ja nii edasi, et me oleme hästi palju investeerinud tagasi enda teadmistesse. Et see on tegelikult üks mõttetera, mida me võime siin ka võib-olla pärast natukene laiemalt seletada, et kuhu peaks investeerima esimesed nii-öelda teenitud rahad, mis ongi siis nii-öelda enda teadmistesse, eks ju. Aga ühesõnaga, kui te töötate koos meiega, siis me anname kõik teadmised, kõik knowledge'i, kõik guidance'i, juhised ja te võitegi omada reaalselt nagu 0 kogemust. Aga mis meie jaoks on oluline, ongi see tahe, et te tahate midagi teha, te tahate midagi ehitada koos, te olete valmis pingutama ja muidugi ka see pikaajaline perspektiiv, et meil ei ole nagu tahet iga paari kuu tagant või iga paari aasta tagant vahetada tiimi, vaid me tahakski praegu leida need inimesed, kellega me liigume edasi 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, inimesed, kes reisivadki meiega kaasas erinevatel reisidel, filmivad meid kõrvalt, töötlevad kogu seda contenti ja sisu ja jällegi pikaajaline perspektiiv on ka siuke väga suur nii-öelda eesmärk meie puhul. Just. Meie tiimi ehitamise puhul. Hästi öeldud. Aga jah, oleme siin Dubais olnud nädal aega nüüd. Täna õhtul läheb lend. Jah, jõudsimegi võib-olla alla nädala vist natukene. Aga ühesõnaga umbes nädalapikkune reis on olnud, mis on nagu mega reis olnud siiamaani. Kindlasti me kõikide ootusi eksiidinud täiega. Palju rohkem toimunud, palju rohkem connection'id on saadud, palju rohkem kasu on sellest reisist tulnud ja palju rohkem lahedat content'i on ka tulnud, kui nagu oskasime arvata selles suhtes. Ja. Aga jah, praegu oleme siin Baljueral taga, vist paistab ka on Atlantis, seal pool on meil näha Burj Al Arabiane, Burj Khalifa on ka praegu päris hästi näha pilvede seest. Ilus. Nii hästi vist siit ei ole isegi veel paistnud. Ja. Siin on meil jahisadam, terve nädala aja peale siin umbes 2 jahti liikunud, ülejäänud kõik siin seisavad, mingi skämm. Matrix, kõik need villad on tühjad, jahid on tühjad, see on kõik lihtsalt nagu bränd, see on nagu ilu pärast siia kõik pandud, et nagu näete, et meil on lahe, aga tegelikult siin ei ole mitte kedagi. Just. Autode helinga teeg kõlaritust lastakse nagu. Ja, kõik, mis te kuulete, et see pole päris tegelikult. See on fake, olge hästi ettevaatlikud. Ja, keegi käis üleval vaatamas. Meil on siin veel apartmentides, keegi vaatas ülevalt meid just. Vaatasid, kas me oleme mingid imelikud. Ja. Sellepärast, et me oleme siin mingi mitu päeva järjest content'i siin rõdul filminud ja siis ma üks päev karjusin siin kaamerasse võrki ja siis käis ka mingi naine vaatamas.
ma filmisin mingit muusikavideot ka siin, siis võtsin mingi lillepoti ja sellega mingi fleksisin ja ma ei tea, vedelesin siin maas ja nii edasi, et ma ei tea, mis meie naabrid arvavad meist, aga vahet pole, mis teised arvavad. Kohe saavad lahti ka niikuinii, nii et vahet pole. jah. Mis su jaoks nagu Dubai see reis, et kuidas see Dubai reis erines nii-öelda eelmisest korrast ja kuidas nii-öelda ootuste poole pealt, ootused versus reaalsus nii-öelda olid? Eelmisel reisil oli see, et meil oli just enne, me olime ka tookord nädal aega, aga enne seda me olime just nädal olnud Saudi Araabias, meil oli seal kontsertprojekt ja kuna see oli nagu mega korraldamine, kuna ma olin peaorganisaator, nagu juba eelmises Dubai podcastis ka mainitud, siis nagu mul oli sellest ikka nagu mingi sihuke väsimus, exhaustion nii-öelda, sellest kuude pikkusest nii-öelda vähesest unest ja värgist, eks ju. Lisaks oli see, et meil oli teistsugusene kamp, meil oli rohkem inimesi, muidugi tegime tööd, aga see ei olnud nii väga nagu tööreis otseselt, nagu on seekord olnud, sest seekord on tõesti nagu full tööfookusega olnud, nagu kõik asjad, mis me siin teeme, alates peamisest eesmärgist, miks me siin oleme ja lisaks kõik muud asjad ka, millest me jõuame siin veel rääkida, aga eelmisest korrast jäi selline tunne, kindlasti eelmisest korrast jäi see tunne, et Dubai on erinev, kui arvasid. Polnud nagu nii lahe, oli nagu, et mis see ikka nagu on, eks ju. Aga seekord, oh my god, ma nagu armastan nüüd Dubaid ja nagu meil kõigil, Robertil ja Greksul samamoodi, meil kõigil on see tunne, et fuck, Dubai on nagu parim koht maailmas, nagu reaalselt. Sellest nii hea, inimesed on head, see on normilm, see on turvaline, see pushib räigelt see keskkond, siin on nii palju võimalusi, nii palju connection'id, sa võid tänaval kõndida mingi suvalisse kohvikusse minna, saada endale mingi, mis iganes, nine-figure, mingi connection, eks ju. Eile käisime mingi sigaare tegemas, siis seal oli üks vana, kellega me rääkisime, ma ei öelda, aga sellel oli mingi Rolex käe peal, eks ju, näiteks. Ja seal tuli üks hiinlane ka, kes on pärit Shanghaist, kes teeb businessit Hongkongis, teeb oma sigaaridele selliseid nagu käsitöö, mingisuguseid karpe, puidust. Sigaarbokse ja ka tuli nagu Connectis, arvast me oleme mingid Andrew Tate'id tugevad mehed, aga tegi jumala sessad korda, proovisime oma sigaare ja tahtis kohe pakkuda meile neid bokse ja värke. Ja tuli ka nagu Connectis, rääkisin taga nats juttu ka ja leppisime kokku ka, et kui me kevadel tuleme uuesti Dubaisse, siis aprillis, et siis võiks koos minna ka mingi sigaare tegema ja nii-öelda rohkem connectida ja täiesti nagu lambist tulevad need connection'id tegelikult nagu. Suht on küll. Kontekstiks võib-olla korra seda ka, mis me pole tegelikult maininud, võib-olla niimoodi konkreetselt kuskil ongi see, et seekord me tulime Dubaisse kolmekesi, mina, Kaur ja minu vend Gregor ja olemegi siis nii-öelda kolmekesi olnud siin nii-öelda ühes apartmentis, siin koos kolmekesi elanud, tööd teinud ja täiega nii-öelda grindinud, et kontekstiks me kõik nii-öelda tegeleme ettevõtlusega. Just. Eelmine kord me olime Burj Khalifa kõrval ühes penthouse'is. Siis sealt saime selle omanikuga connectioni. Ma suhtlesin taga eile ka, et kui me aprillis tuleme, siis võib-olla lähme sinna. Aga eks me näe, vaatame, kuidas asjad lähevad. Ja samamoodi, kuna seal oli nagu selline shared apartment, see, kus me olime, tal on teisi apartmente veel, ta kirjutas mulle. Siis seal oli ka üks mingi vana Lõuna-Afrikast, Cape Townist, ka teeb turundusagentuuri. Sai ka mingi connectioni. Jared, jah. Shout out to Jared. Nii et ühesõnaga ja siit on ka nagu suht tõesti, lihtsalt nagu tänava peal näe mingi normi vana ja ütled talle tere, sa iial ei tea, kes ta on, nagu sõna otseses mõttes. Ta võib olla mingi mansion, mingid lambod värgid, ta võib olla mingi ülirich, võib olla mingi biljonär, eks see on nagu päriselt nagu iial ei tea. Ja sa ei teagi kunagi, mis kaliibris see nagu inimene on, keda sa nagu tänaval kohtud, see on nagu mega rets. Jah, paljud sõidavad juba nagu mingi mega autodega, juba selle järgi näed, eile ka mingi räigelt maskuliinse näoga naine sõitis G-Wagoniga niimoodi. Aga nagu neid G-Wagoneid sõidab siin reaalselt iga, ma ei tea, 10 auto on siin G-Wagon ja see on nagu tavaline siin, rääkimata teistest sportautodest ja siis jällegi, kui mõni vend sõidab mingi Land Roveri või Range Roveriga, et nagu sa kunagi ei tea, kas ta teenib mingi 10 tonni kuus või ta teenib 50 milli kuus reaalselt, et see on nagu crazy, mis kaliibrist inimesed siin on. Muidugi on palju turiste, aga mitte iga turist või nagu
Dubaisse ei saa ka nii-öelda igast puust inimene, ma arvan, lihtsalt niimoodi tulla reisima nagu pikaks ajaks. Et ka need turistid pigem on nagu, et nii-öelda siinne turist on jõukam, keskmine turist on jõukam kui kuskil nagu mujal riikides, linnades, ma ütleks. No eeldatavasti, jälle ma ei tea, võib-olla osad koguvad raha ja siis tulevadki siia, Dubai, on siin nädal aega lähevad ära, eks ju. Nojah, aga kui võtagi mingi Küpros, siis nagu võtad keskmised nagu turistid seal ja keskmised turistid siin. Seda küll, jah. Sest siin juba, kui üks turist tuleb nagu, kes on mingi biljonär, siis ta Küprosele ei läinud, ehk siis seal ta nagu ei tõsta seda keskmist, aga siin nagu tõstab. Jaa, ei, seda küll. Nõus täiesti. Ühesõnaga võib-olla anname ka väikse ülevaate, et miks me üldse Dubaisse tulime seekord. Et praegu on ka kooliaeg, ei ole mingit koolivaheaega, lihtsalt tulime nädalaks ajaks Dubaisse. Miks? Just, ühesõnaga nüüd, või kokkuvõttes on mitu põhjust, aga peamine põhjus on see, et enne jõule detsembris ma mäletan, mul oli Tallinnas olnud just üks esinemine ja ma hommikul ärkasin üles mingi 12, kuna ma sain mingi suht hilja magama. Tegin voodist elu lahti, nägin mingi meil oli tulnud, avasin meili ja siis ühesõnaga Eesti suursaatkonna poolt oli tulnud kutse tulla esinema siis Eesti suursaadiku vastuvõtule siia Dubaisse, kus oli ka nüüd siis oli ka Eesti president Alar Karis kohal ja kokkuvõttes oligi pool vastuvõtt, pool nii-öelda Eesti iseseisvuspäeva tähistamine ja kuna praegu nii-öelda sel nädalal on siin Dubais ka World Government Summit, siis siin on erinevad mingi presidendid ja diplomaadid ja ministrid ja saadikud koos. Ehk siis kokku oli vastuvõtul mingi 100, ma täpselt arvu ei tea, aga kuskil natuke üle 100 inimese, midagi sinna kanti ja kõik olidki mingid, jah, vist ainult Eesti president oli vist ainus president, siis seal oli üks mingi Saudi mingi tähtis inimene või õigemini, vabandust, nüüd Emiraatide mingi tähtis inimene, mingid saatkondade inimesed, samamoodi ministrid, diplomaadid, kõik nagu high level inimesed. Vot, et see oli nagu see põhiagenda, miks me siia tulime. Esinesime siis, või õigemini ma esinesin siis Burj Al Arabi kõrval, ühes baaris oli see, Robert filmis saatkonnal After Movie'd, mis on väljas ka. Sellest saame ka rääkida, kõik see delivery pool ja värka. Aga ühesõnaga After Movie on väljas, seda saate minna vaatama, paneme selle kuhugi. Siit popib kuskilt. Ja, kummas iganes nurgas. Nii, inimene vaatab. Ja, seal. Seal popib. Just. Vot, et see on nagu põhiagenda, miks me siia tulime. Ja teine põhjus, miks me siin oleme, on see, et kuna me laiendame enda businessit siia nüüd Emiraatidesse ja Dubaisse ja üleüldse GCC nii-öelda alasse, areasse, siis meil olid siin mõned kohtumised inimestega, saime siit veel päris palju uusi connection'id, kes tegelikult nüüd on nagu juba praegu päris palju abiks tulnud ja edaspidi tulevad veel rohkem. Nii palju ka veel kontekstiks, et põhimõtteliselt meil on nii-öelda reaalsetest partneritest, meil on Abu Dhabis üks agentuur, kellega me teeme koostööd, kes aitab meil lead gen'i teha. Siis meil on üks teine partneragentuur, kes rohkem aitab lihtsalt nagu nii-öelda turgu mõista ja juhendamisega ühesõnaga suht. Aga nendega meil on plaanis ka mingi nii-öelda joint package välja panna, mingi teenus ühesõnaga, mis me saame koos müüa. Siis meil on üks vana, kes on meie nii-öelda target ettevõtte üks CEO-dest ja ta on nii-öelda selles meie alal. Ühesõnaga me sihime wellness kliinikuid, just selliseid premium wellness kliinikuid ja fitness hübriide. Ja ühesõnaga see kolmas connection ongi siis olnud nii-öelda wellness ja health alal siin Dubais ja Emiraatides üleüldse 10 aastat, eks tal on mega palju kogemust. Ta on ka päris palju konsulteerinud erinevaid ettevõtteid, kes on ka sellel alal nii-öelda tegutsenud. Ja ta on siis ühe kliiniku Chief Operations Officer. Ehk siis temaga meil oli üks kõne ja samuti tekkis hea connection ja nüüd ta ongi meil käeulatuses, et nii-öelda igasugust advice'i küsida, offeri nii-öelda suunitluse, kõikide selliste detailide poole pealt. Ja siis neljandaks, ma ütleks, on veel üks connection, kes otseselt ei ole nagu nii-öelda health alal, aga ta on siin Dubais kuskil 16-17 aastat tegelenud, ta on ka samuti muusik, ka ettevõtja. Enne koroonat tal oli mingi ettevõte, kohtusin taga, rääkisin mingi 2 tundi jutust ja rääkis mulle natuke. Enne koroonat tal oli ettevõte, mis tegi 50 milli aastas. Ja siis koroonaga see kadus suht kõik ära. Aga nüüd ta vaikselt ehitab juba asja üles. Ta tegeleb päris mitmete asjadega, et tal ei ole ainult üks ettevõte selles suhtes, aga tal on samuti jällegi mega palju connection'id.
tema kutsusime sinna vastuvõtule ka, ehk siis temaga on ka sihuke päris hea connection tekkinud, vabandust. Nii et ühesõnaga kõikide läbi nende inimeste ja partnerite meil on nagu sihuke tugipunkt siin nagu Dubais ja Emiraatides olemas, mis aitabki meil nüüd edaspidi aina rohkem siia laieneda, siia kliente leida, seda turgu nii-öelda tundma õppida ja lõppude lõpuks siia ka elama tulla. Ja sihuke väike kõrvalpõigega kohe selle koha pealt, et kuidas nagu üks connection komponeerub teise connectioni otsa ja kuidas see lumepalli efekt tegelikult nagu mitte kuidas lumepalli efekt töötab, vaid tahtsingi seda lihtsalt öelda, et see lumepalli efekti nii-öelda teooria, see eksponentsiaalne kasv, see töötab nagu connectionite maailmas täpselt samamoodi, networkingu maailmas täpselt samamoodi, et kas või seesama hiinlane, kes tuli eile lihtsalt nagu connectima, nüüd on juba üks nagu connection olemas, kes on Shanghais üles kasvanud, nagu teab Shanghaid, teeb Hongkongis businessit, teab Hongkongi, tal on seal mingid connectionid ja me nagu vahetasime kontakte ka, kirjutas ka mulle juba midagi, ma pole veel vastanud, aga reaalselt nagu kui me läheme kunagi Hiina minna, lihtsalt kirjutame talle, ta aitab esimesed nagu connectionid seal luua, saame ise otsida erinevatest communititest, jälle rääkides sellest educationi poolest, kuhu me oleme räigelt nagu raha panustanud, et oleme ka erinevates communitites, kus on erinevad ettevõtted erinevatel aladel, peamiselt küll agentuuri ja siukse toodete ja info businessite maailma poole pealt, aga jällegi see, kuidas sa nagu ma ei tea, 1 aastaga tegelikult saaks nagu terve maailma suht ära konkurida või nagu kõikides maailma jagudes omada mingid connectionid. Jah, basic levelil, aga siiski nagu omada ja sul on nagu igas kohas mingi tugipunkt, mingi inimene, kellega sa saad kohe ühendust võtta, kes nagu, kellega sa oled developinud nii-öelda hea connectioni. Just. Aga jah, nüüd võib seda. Aga jah, connectionite poole pealt veel nii palju ka, et ma see reis tunnen täiega seda, et see kogemus, mis ma Saudi Araabias sain ja seal see projekti tegemine, seal inimestega connectimine ja kokkulepete loomine ja rääkimine, lahenduste leidmine, see kogemus on nüüd nagu mega palju aidanud, et siin nagu hakkama saades. Kui ma mõtlen, et me peaks siin nagu miitinguid tegema ja inimesi nagu otsima ja värki ja siis ma ei tea, me saaks hakkama, me saame kõigega hakkama, aga see oleks nagu teistsugune, sest just nagu veebikoosolekuid me oleme palju teinud, aga just mingi in-person meetingud nagu, need nagu teistsugused, neid me pole varem teinud, ma nüüd Saudis eks ju nagu tegin ja selle juurde ka nagu need kõik, mis neid in-person meetinguid ei ole siin väga olnud. Aga need ühesõnaga, mis on olnud, need on nagu hästi läinud. Ja samamoodi kuidagi nagu oskad tunnetada nagu vestlust ja tunnetada nagu inimest, kuidas vestlus läheb, kas tekib hea connection või mitte, mis huvitab inimest, mis mitte, mis tekitab seda connectioni tunnet, mis ei tekita, kõik siuksed nagu asjad. See nagu pikas perspektiivis ka kõik see kommunikatsioon inimeste lugemine jällegi tuleb nagu megalt abiks. Ja siin koha peal ütlen ka seda, et ma ise olen nagu introvert, ehk siis kui te nagu kardategi kuidagi socialize ida, kardate võib-olla inimestega suhelda või lihtsalt ei viitsi ja teid siiralt ei huvita, nagu tihtipeale mul endal on. Et ühesõnaga, kui te tunnete ennast samamoodi, nagu ma just kirjeldasin, siis nagu teage ja nähke seda, et ka selliselt nagu sündinuna on tegelikult võimalik nagu connectida, on võimalik olla sotsialiseeruv, lihtsalt sa oledki natukene teistmoodi, sa ei ole võib-olla nii avatud, aga sa pead siiski olema nii-öelda siiras. Kui sind mingi asi nagu ei huvita või sa nagu ei suuda näidata mingit emotsiooni välja, siis lihtsalt ole selline, nagu sa oled, ole autentne, ole siiras ja jällegi, kuidas kellegi üks universum, kellegi üks jumal, aga kui sa nagu usaldad seda energiat või jõudu, mis nii-öelda on meile antud või nii-öelda, mis kogu maailma juhib, siis see nagu paneb ja loksutab ise enamus probleemid, enamus asjad paika. Ehk siis, kuhu ma tahtsin jõuda, ongi see, et võib-olla ma saan olla kellelegi inspiratsiooniks, et näidata ka seda, et kui teil on siuke tunne sees, et ma ei viitsi või ei julge või ei taha või mis iganes, et siis ma tunnen täpselt samamoodi. No ma ka. Ja tõden ka see, et kõikide inimestega sa ei saagi nagu connectida ja seda nagu resoneerimust ei teki. Mul ja Robertil meil on erinevad inimesed, kellega me resoneerume. Robertil on mingid tüüpi inimesed, mul on mingid teist tüüpi inimesed ja see on nagu normaalne. Ja ma ei tea, inimeste, kellega Robert connectib, ma nii hästi lihtsalt ei connecti, isegi kui ma nagu üritan nii-öelda, eks ju. Ja jällegi vastupidi. See on lihtsalt see, kes me oleme. Selle nagu sõltub nii-öelda personality'st, ehk siis jällegi olge autentsed, see on nagu alati tuleb kasuks. Isegi kui nagu mingites ruumides olukordades tundub, et see ei tule mulle kasuks, ongi näiteks sa connectida kellegiga nii hästi, nagu ei teki seda nii-öelda, seda fiili. Aga siis see tähendab, kellegi teisega tekib. Ja kuna sa oled autentne, see tähendab, et kellegi selle teisega
tekib see connection veel tugevam. Ja, et ärge nagu olge feigid, ärge üritage olla keegi, kes te ei ole. Seda nii koolis käies oma sõpradega, te ei pea neile nagu üritama midagi tõestada. Üks nagu suurim asi, suurim ja nagu ainsam siuke eluõpe, mis ma olen oma isalt saanud, on see, et sa ei pea mitte kellegile mitte midagi tõestama. Nagu tee asja enda jaoks, ole autentne. Kui see aitab sind motiveerida ja pushida, et sa võrdled ennast teistega ja sa nagu tahad teistele midagi tõestada, mis minu puhul tihtipeale on, ilmselt Kauri puhul ka ikkagi nagu tahad teha ka teiste jaoks midagi ja teistele midagi tõestada ja näidata, siis tehke ja nagu go ahead, aga jällegi leidke, mis teie elus kõige paremini töötab ja ärge kunagi laske enda teekonnal seisma jääda selle pärast, et keegi teine arvab midagi teist või keegi teine arvab teist halvasti või mis iganes. Et lihtsalt olge autentsed, usaldage iseennast, ehitage iseendaga usaldust ülesse. Seda saabki teha läbi erinevate mingite harjumuste ülesehitamise, eelkõige gymmiga, lihtsalt minge gymmi, tehke trenni, see nagu aitab teie teekonda väga ja see parandab enamus probleemid teie elus ja annab selle vundamendi, et parandada kõik ülejäänud probleemid teie elus. Jep. Usalduse poole pealt veel on see ka, et filmisin ühe YouTube video, kus ma nagu rääkisin ka sellest natukene. Aga see usalduse teema, sa usaldad ennast, aga sa usaldad ka nagu nii-öelda Jumalat ja seda nagu enda nagu olemust ja enda nii-öelda olemist ja nagu liikumist asjades. Seda nagu raske kirjeldada, mis ma nagu täpselt mõtlen, aga lihtsates sõnades ma mõtlen seda, et kui te teete midagi, lihtsalt uskugi, et sellest tuleb nagu hea asi välja. Ja see juba aitab nagu väga palju nagu juurde. Ja kui sa teed midagi, tee nagu full täieliku suure südamega ja pane nagu 100% effort sinna sisse ja tõesti nagu pinguta. Sest jah, tõsi on see, et kõikides asjades sa ei saa välja seda, mis sa tahad. Näiteks mina ja Robert oleme samuti minevikus tegelenud erinevate asjade, tegevuste, hobidega, mille läbi me oleme soovinud ka teenida näiteks mingit raha, aga seda ei ole lihtsalt kahjuks juhtunud. Aga jällegi, kui me midagi tegime, Robertil näiteks game'imine või siis samuti natuke juba seal videotöötluse pool ja siis Shopify värk. Mul mingi loodusfotograafia näiteks on kõige lihtsam näide. Me tegime seda nagu täielik südamega, sa nagu tahtsid sealt midagi välja saada, sa tahtsid seda nagu hästi teha, tahtsid sellest nagu parimaks saada. Jah, see parimaks saamine on ka hea keyword. Sa tahtsid sportis parimaks saada, ma tahtsin loodusfotograafiaks parimaks saada. Kui ma tegin sporti, ma tahtsin parimaks sportlaseks saada. Kahjuks ma pole sportlane, aga enda jaoks ikka olen. Kõik on enda jaoks sportlased. Aga ühesõnaga, kui teed midagi, siis tee seda nagu 100% nagu uskumusega, et sealt tuleb hea asi välja. Usalda ennast, usalda nagu protsessi, isegi kui asjad lähevad halvasti, siis need lihtsalt peavad niimoodi minema. Ja see lihtsalt ongi niimoodi. Ja jällegi, need hetki meil mõlema Robertiga on täpselt samuti olnud nii palju, kus on siuke tunne, et pekki, kõik on nii perses. Nagu sõna andnud, et siit ei nagu ei ole mingit lahendust. Aga asjadel on nagu omadus ise kuidagi laheneda. Ja seda ma viimasel ajal ka nii palju kogenud, et isegi kui on mingid hetked, kui sa tunned, et nüüd on nagu kõik on pekkis, siis need asjad lahenevad nagu ise. Ja see on täpselt sama asi, sa lihtsalt usaldad seda protsessi, seda elu, aega, see, kuidas see kõik liigub. Ja täpselt samamoodi asjade tegemisel, näiteks ettevõtluse tegemisel, kui sa ei tea midagi teha, lihtsalt esiteks proovi, uuri, õpi, arenda ennast, aga samaaegselt sa pead nagu usaldama lihtsalt aega ja nagu protsessi. Ja räigelt see on nagu nii hea keyword, et nagu asjad lahenevad tegelikult päris suures osas ise, mis läheb natuke vastuollu sellega, et ei, et sa oled mees ja sa pead ise enda probleemide eest vastutuse võtma, sa pead ise nagu tegema ja ise nagu enda probleeme lahendama, mis on ka väga-väga tõsi. Aga ka need inimesed, kes ei tee seda, lihtsalt lohisevad eluga kaasa, elavad nagu bare miinimumil, siis enamus probleemid, mis nende ellu tulevad, need nagu lihtsalt kuidagi loksuvad ise paika, lahenevad ära. Alates lapsepõlvest, kus su jaoks oli vaja leida õige oks, millega kõrvenõgest lüüa ja sa ei leidnud ja see oli su jaoks probleem 50% näiteks 100-st. Kuni siis põhikoolini, kus sul võib-olla on mingi kontrolltöö matemaatikas, mida sa ei oska ja see on sinu jaoks probleem 50% 100-st nii-öelda skaalal. Selle võimsus siis nii-öelda kuniks siis nagu nüüd nii-öelda päris elus mingisugused asjad, mingi rahapuudus või mis iganes. Ja see on samamoodi su jaoks 50% 100 skaalal, lihtsalt nagu probleem justkui läks suuremaks, aga samas nagu skaalaliselt vaadates või protsentuaalselt vaadates on ta nagu su peas ikkagi enam-vähem sama.
ehk siis, kui sa mõtled nüüd kõikidesse nendesse lapsepõlve olukordadesse tagasi, lapsepõlves nii-öelda kooliaega tagasi, lasteaeda tagasi, sporti tehes, mingid, need, kes teevad tõesti trenni, käivad kuskil spordiklubides, teevad trenni, kõik probleemid, mis tal on elus olnud, mis te arvasite, et elu lõpeb ära kohe või nagu, mis ma siit edasi teen, nagu, et siit ei ole võimalik välja tulla. Need kõik loksusid paika, need kõik lahenesid, jah, kuskil sa pead ise natuke rohkem pingutama, kuskil sa ei pea otseselt ise rohkem pingutama. Ja ma ei oska otseselt ka mingit head näidet siia tulla, et nagu nii-öelda toetada seda kõike argumenti. Aga ma olen üsna kindel, et ka mingisugune alkohoolik, kes elab kuskil üürikorteris, tal on võlg maksmata, teda visatakse sealt välja, mis iganes. Ta jääb tänavale, aga ta jääb kuskil ellu. Ta leiab mingid teised alkohoolikud, joob nendega, neil on mingi oma urgas, nad elavad seal, mis iganes. Nad jäävad nagu ellu, jah. Tihtipeale nad külmuvad, surnuks, mis iganes. Aga erandeid on alati ja erand ei tühista reeglid selles mõttes, et erandid on alati igas olukorras, igas eluolukorras, igas õppeaines, kus iganes, eks. Aga lihtsalt reeglina või nii-öelda üldiselt vaadates, siis need alkohoolikud jäävad ellu nagu. Ma elasin külas, kus neid oli päris palju, mingid joodikuid ja jotasid ja olidki hommikul küll 10 poe ukse taga või mis iganes. Nad elasid aastaid nagu rahulikud, siiamaani mõned elavad nagu chillivad rahulikult ringi. Sa nagu jääd ellu, elul on kuidagi omadus lihtsalt nagu, isegi kui sa lihtsalt lohised kaasa ja sa ei tee mitte midagi, sa ikka kuidagi jääd nagu ellu, lihtsalt kuidagi. Ehk siis nagu jälle, pole otseselt nagu spirituaalne podcast või siuke jumaluse nagu suunaga podcast, aga leidke enda sees kas siis universum või siis jumal ja uskuge seda, et maailmas on midagi nagu suuremat, usaldage seda tunnet, mis te vahepeal võib-olla sellest nagu saate või tunnete. Ilmselt paljud jõuavad selle tundeni elu jooksul, ongi läbi erinevate probleemide, kui tundubki, et kõik on võimatu ja kõik on perses ja siis kõik kuidagi laheneb. Et siis sa võib-olla hakkad seda connectionit kuidagi üles ehitama ja tunnetama, sest ma ise ka tegelikult, nüüd kui me olemegi juba 3,5 aastat nagu enesearendusega tegelenud, mitte ainult ettevõtlusega, aga just enesearendusega. Umbes oligi vist 3,5 aastat, kui ma hakkasin trenni tegema. Et siis enne seda ma isegi nagu ei mõelnud Jumala peale, ma ei mõelnud nagu universumi peale. Ilmselt ega paljud ei mõtle, eriti nagu noored, et miks nagu peakski, sa käid koolis nagu chillid, käid pidudel, elu on nagu ilus ja kõik on lahe. Aga ongi, kui sa lähed nagu reaalsesse ellu, tulevad mingid rasked olukorrad, vahel tunduvad need väga lahendamatud, siis ikkagi see nagu elu ja see teekond, ma arvan, toob sind nii-öelda lähedamale, kas siis Jumalale või universumile, kuidas kellegile. Sest tegelikult fakt, mida ma rääkisin ka oma eile ma filmisin 2 tundi oma 2025. aasta kokkuvõtvat videot. Ja fakt, mis ma seal ka tegelikult nagu rääkisin, on see, et fakt nüüd lendas peast ära. Oota. Et inimestel on vaja millegisse uskuda. Mõni usub tähtkujudesse, mõni usub nende taaro kaartidesse, need mingid, keegi paneb sulle kaarteks. Kuradi loll kärbes. Mõni on ateist, aga ka ateism on omamoodi usk, sest sa usud, et midagi ei ole, eks. Ehk siis inimestel on alati vaja millegisse uskuda ja miks mitte leida oma elus see usk, see tee, mis nagu aitab sind sinu teekonnal kõige rohkem. Sest nagu jälle, uske juba nii-öelda Jumala usu mõttes on nagu nii palju erinevaid. Ateism on omamoodi usk, eks, universumisse uskumine või siis mingisugusesse bioloogilisse sellesse, et käis suur pauk ja maailm tuli ja kuidagi nii. Selles uskumine on omamoodi usk. Keegi ei sunni teid valima ühte neist. Kindlasti on mingid usud, kus nagu on, et sa pead ainult seda valima ja sa peaksid ainult olema sellel teekonnal. Aga jälle, need inimesed elavad kuidagi omas mullis ja neist peab ka nagu aru saama selles mõttes, et see ei ole halb ega hea, aga nad lihtsalt on sellised. Et meie eesmärk võib-olla ei olegi midagi sundida või kellelegi peale suruda, vaid pigem rääkida mingeid oma lugusid, rääkida oma elukogemust ja läbi selle igaüks leiab siit endale midagi. Ehk siis leidke, tähendab isegi mitte leidke endale elus usk, sest te kõik olete juba valinud endale elus mingi usu juba kindlalt. Aga leidke endale see usk või valige nendest uskudest see usk, mis aitab teid teie teekonnal kõige paremini. Uurige, tehke researchi, õppige. Praegu eriti need, kes on noored, te olete nagu nii lihtsasti võimelised informatsiooni endasse saama. Ka jälle eile juba kordasin, rääkisin seda ja nüüd tuleb kordus, et me noortena oleme nagu käsnad. Ja see vesi, kui sa paned käsna vee peale, see lihtsalt vesi läheb ise, imeb sinna sisse nagu imbub.
ja noortena meil on väga suur omadus siis seda nagu informatsiooni ja kõike nagu asja nagu palju kergemini omistada, ehk siis kui te olete noored, hoidke silmad lahti, ärge kunagi pange knowledge'ile või nii-öelda teadmistele kätt ette, et võtke alati vastu kõik, mis teile antakse. Jälle läheb veel suurema kaarega kuskile, eks, aga ka mul enda vanemate või isa, täpsemalt siis isaga on olnud hetki, kus ma nagu arvan, et mis ta nagu räägib, et ma ei taha niimoodi teha, et mulle ei meeldi ja nii edasi, aga ei tohi panna nagu teadmistele ja teisele perspektiivile kätt ette. Kuule teine inimene ära, võta sealt see, mis sulle meeldib, mis ei meeldi, jäta maha ja liigu nagu eluga edasi. Ja vanemate poole pealt veel väike kaareka on see, et vanemad ei soovi teile mitte kunagi halba. Jälle on erandeid, aga reeglina kõik vanemad tegelikult tahavad, et te saaksite edukaks. Nad hoolivad teist ja isegi kui vahel nende teadmised või nende mingisugune guidance tundub meile halb, imelik, meile halba soosiv, siis tegelikult nad teevad kõike seda positsioonist, sest nad hoolitsevad meie eest. Et nad kardavad meie pärast ja nendest peab aru saama. Just. Ja igast olukorrast on väljapääs. Elu on nagu male. Sa pead alati on best possible move. Ja. Et alati saab nagu asju lahendada ja alati saab kõigest nagu välja tulla. Uskumise ja uute asjade õppimise ja võimaluste võtmisega see ka, et üks asi, mis ma olen näinud, mida paljudel inimestel kahjuks ei ole, on võime panna ennast teise olukorda. Vaadata asja teisest perspektiivist. Sest tõde on see, et me kõik elame enda mullis. Kogemus meil mõlemal on näidanud seda, et kui sa reisid, siis see mull nii-öelda läheb teistsuguseks, võib-olla läheb nagu katki, sa näed nagu päris maailma. Dubais on seda näiteks väga palju olnud. Aga teisest küljest see ei ole hea ega halb, et sa elad enda mullis, seal on plussid ja miinused. Aga sa pead oskama panna ennast ka teise mulli, et näha asja teise perspektiivi alt, sest see jälle arendab ja avab sinu nagu mõttemaailma ja sinu nagu maailmapilti. Ja jälle, võib-olla nii-öelda väga taktiliselt mõelda, see teeb sind nagu strateegilisemaks. See nagu oskab vaadata, kus, mis on, kuidas on, kes midagi mõtleb, kus on kasu, kus ei ole kasu, kuidas kuhugi jõuda, kuidas midagi teha ja nii edasi. Ehk siis vaatad inimesi, võite mõelda, kuidas nad näevad maailma, mis nende igapäevaelu on, kuidas see välja näeb, mis nad teevad, just mis nad mõtlevad ja kuidas nad nagu maailma ja asju tajuvad. Aga ühesõnaga, nüüd tegelikult tagasi minnes selle juurde, me pidime väikse recap'i tegema, mis me siin teinud üldse oleme. No Robert, sa võid siis rääkida, et see reis, me oleme päris palju tööd teinud, rohkem kui eelmine reis. Samas, mu meelest me oleme rohkem väljas ka käinud kui eelmine reis. Ilmselt, jah. Mis sul mingid siuksed just nagu nii-öelda väljas käimistest, õhtutest, mingitest eventidest, mis meil siin olnud on, mis sul mingid eredamad mälestused on? Mu jaoks, mis juba sai mainitud, kõige eredam mälestust kogu Dubaist, kui korra võtta, on see, et me ärkamegi kell 6, sa ei taha ärgata, sul on full sitt olla, sul kõik lihased valutavad, said mingi 5 tundi und, esmapäev saime 3 tundi und, täna saime 5 tundi und jälle. Et see, kuidas sa nagu ärkad, meil käib 3 iPhone'i selle rõveda äratuseliga nagu samal ajal, jälle nagu mingi koomas oled, mingi heart attack'id, mingi insuldid, lihtsalt nagu mitte midagi ei saa aru. Ja siis üks tõuseb püsti, põhiliselt mu vend, ja siis me lihtsalt kõik tõuseme püsti, peseme hambad ära ja hakkame tööle, et see on mu jaoks nagu kõige naljakam või nagu lahe tagasi mõelda hetk. Aga kui jätta kõik see nagu töö pool välja, mis jälle tegelikult pakub kõige rohkem nagu mingit purpose'it ja nagu head enesetunnet, kui sa nagu teed siin tööd ja lihtsalt istud ja me kõik teeme tööd ja filmime ja teeme tööd ja filmime ja teeme tööd. Siis üks õhtu või siuke mingi minu jaoks nagu lahe hetk oli see, kui me käisime ühel õhtul Oliveri ja Robertiga, 2 eestlasega, kes on ka siin siis ühe nii-öelda mastermindi raames just school'i poole pealt. Et kui me käisime nendega nii-öelda shishat tegemas, just ka sellepärast, et sinna sõites me filmisime Mersu, mis on V-klass või? V-klassis just. Filmisime Mersu V-klassis mulle muusikavideot, et enne seda Dubai reisi ma tegin oma esimese muusikaloo. Nüüd tahan seda TikTokis hakata pushima, ma olen siin contenti filminud Dubais, et nüüd kui Eestisse tagasi lähme, siis hakkan sealt nii-öelda postitama, sest TikTokis saada vairaliks, pead Eestist postitama. Siis väike konks, Nordi mingi viimane see, mis läks jälle üles, sai jälle mingi 400 või 300 vaatamist, see mingi pilt või fotopostitus.
bänner. Mul on tunne, et me võime pärast lihtsalt repoostida vaadata, kuidas need Eestis lähevad. Aga ühesõnaga, saime mulle muusikavideot filmida, sõitsime siis nii-öelda downtowni Burj Khalifa juurde, seal käisime ühes restoranis, kus me käisime ka eelmine kord, tegime shishat, chillisime, networkisime, rääkisime elust, räigelt lahe nagu jälle leida selliseid indiviide, kes nagu jagavad sarnast mõttemaailma kui sina, kellega sa nagu resoneerud, samas kellel on ka nagu oma arvamused, siia see, et kõik nagu tervega ja, aga et teil nagu on ka kohti, kus saab natuke nii-öelda argumenteerida, teist mõtlema panna ja nii edasi. Et ilmselt jah, see õhtu oli muu jaoks nagu kõige eredam, sest pärast, kui nad juba läksid edasi, me jäime veel natukeseks sinna, siis sai muusikavideo jaoks ka nagu shishat tehes mingeid ägedaid klippe, siis käisime Burj Khalifa juures, tegime seal ka klippe. Kas see oli samal päeval või? Jaa, see oli sama päev. Tõime mu venna Maci ära, see oli ka samal päeval. Et mu vend ostis endale ka nüüd enda ettevõtluses teenitud raha eest endale Maci, mis on ka siuke tegelikult lahe ja uhke tunne. Eriti kuna see on parem kui meie Macid, nii et respekt ja nagu lahe, et siin Dubais siukseid asju saab teha. Väike business idee meile. Kui keegi tahab odavalt mingit Apple'i tehnikat, andke meile teada, me oleme kevadel uuesti Dubaisse tulemas, et võib-olla saame siit midagi sebida, siit saab palju parema hinnaga. Maci saime ka mingi 5 sotti odavamalt. Mingi 5 sotti odavamalt, kui oleks Eestis saanud, et andke teada, võite visata pilgu peale ka, äkki Apple'il on mingi UAE, mingi veebileht või mingi asi. On ikka, jah. Et siis vaadake seal mingit hindu ja asju, et andke meile teada ja siis võime vaadata, mis teha annab. Just. Selles suhtes Macid on siin kindlasti odavamad, mingi iPhone'ide osas näiteks ma ei ole nii kindel. Vähemasti Saudi Araabias ei olnud väga palju odavam, aga Macid on nagu mõlemas kohas olnud odavamad. Ja. Et too õhtu oli mu jaoks ilmselt nagu kõige äredam mälestus, samas ka nagu kõik ülejäänud päevad on olnud nagu väga ägedad. Nüüd eelviimane päev siis käisime ka oma esimest sigaari proovimas. Saime ka selle sigaar lounge'i vennaga minna sinna taha ruumi, kus neil kõik need sigaarid on hoiuruumis, siis näitis meil erinevaid sigaari keisse, erinevaid sigaare, rääkis nendest, mis on nagu sellised algelised sigaarid, mida alguses nagu proovida, kuidas nagu edasi minna, mis on kõige kallimad sigaarid, ma mäletan, mis seal kõige kallim oli neil. Vist mingi tonn 500 või 2000 euri, üks sigaar. Ühe sigaari kohta. Seal sai mingi jumalast hea raha eest, mingi 4-5 euri eest sai mingi cheesecake'i ka, mis oli nagu päris suur ja mingi Oreo cake ja mingi šokolaadikeiki, nagu 4-5 euri tükk. Väga aus koht oli, sealt ostsime sigarellosid ka. Hommik rahvas, jõudsime sigaar lounge'i. What's up? Esimesed sigaarid, me põhimõtteliselt viidi sinna private ruumi. Seal on kõik nagu sigaarid, näidati meile, rääkisime, küsisime värki. Soovitas meile 3 sigaari, võtsime kõik erinevad. Üks oli Romeo ja Juliet, mida ma olen varem ka kuulnud ja teisi ei mäleta. Aga see on täitsa huvitav, nagu see lõhnab magusalt, mis on huvitav. Kuidas see lõhnab? Kelle Romeo ja Juliet on? Greksul on Romeo ja Juliet. On ju magus? See on magus nagu see. Ja Greksil on ka päris mõnus lõhnaga. See on ka huvitav, see on nagu mingi, ongi mingi taimne siuke. Mulle see meeldib rohkem kui see. Ma ei tea, mulle see magus kandja kirib. Saate filmida või Greks või keegi? Sellega, Jaa. Võib teha mingi meat, close-up, siuket ideaalis. Teist mõlemast või? Kus siit tööle käin? Sealt. Näeb, keera seda junni. Ta töötas vist. Võid isegi veel madalamalt, jah. Ja valgus on äkki nokk. See võib nats pimeda mulle praegu. Nojah, ma ei taha seda ära keppida. Taim, ma ei tea, kas ma lõiksin liiga palju, aga kas ma panen kohe smokima ka? Ma ei tea, vist on piisavalt, jah? Tõmba kauem. Päris hea vlog. That's good. Davai. Anna maitsta.
nats nagu Muhamedi juures. Peale seda magus maitse suus küll. Võta rohkem huultega. No vaatame, kuidas need teised on. Tai. Ja see on okei. Mul ei tulnud ka perfektselt. Sigma võtta. Kuidas neid käes hoida, et olla nagu gangster? Ma ei tea, mingi näpu vahel. See on mingi aus. Vaat seda. Kuidas see on? Ma ei tea, see on isegi okei. Tükk oli see Romeo ja... Kreeks oma. Gangsterid. Kuidas on? Aga muidu sigarit ikka ei ole päris see. Sigarillod on nad. Neil vist oli siin neid ka, võime pärast vaadata. Teen vastu ühe paki võtuks ja siis vastu mingit jäätist ja klõps. Ei, sa ei kujuta ette, kui see on jäätis või sigarillo. See on nagu sellest sigarillost nagu natuke kibe maitse, siis sööd mingit toitu sellele peale ja siis see on päris mõnus. Proovin ka. See on nüüd see Romeo. Ja ma ei tea, mulle vist meeldib enda oma ikkagi kõige rohkem. Mulle ka see enda oma meeldib kõige rohkem. Ma ei tea, ma nagu enda oma ka väga ei meeldi, kui peaks valima. Mulle meeldib see, et see tossab palju, mis menüü neil on. Ja, midagi juua, mingi mullivesi oleks norm. Ütleb mingi, et unable. Aga kumb teile rohkem meeldib, sigarello või see? Siiani sigarillad on paremad olnud ikka. Ma isegi ei oska öelda. Vähemasti nii, kui ma mäletan nagu niimoodi. Croissant, 3 euri. Vaataks neid mullivett on. Salatid. Oota, mis plaan pärast seda, kui siin ole ära? Läheks sinna samasse poodi, kus käisime, ostaks tatleid ja siis... Või õigemini kõigepealt siis Dubai Aini juurde, ma arvan. Kuule, siin on mingi odav. Siin on 22 AED-d mingi šokolaadikeik. Kohe telline selle. 5 euri. Mingi 4-5 euri nagu. Ta peaks vaatama. Dubai Aini juures. Mingi vaterit on ka igasuguseid. Dubai Aini juures saab seda poba ju. Jaa. Franki restaurant on ka. O mees, ma armastan elu on nii hea. Kas nüüd ka kutsun saanud, peame ise minema? Ma ei tea, vist. Ma vist lähen käin tellin midagi. Telli meile kõigile, ütle terve lauale. Oreo keik. Ütle, sa tuleks siia. Jah. Sa saanud peale Grino Big 30 ainult või? Tiramisu mees 22 euri, cheesecake 22. Okei, seda suitsetades on palju gängstatunne kui shishat. Vahepeal vist seda natsid nagu... Ja ma tegin. No vaata, seal on see, et nagu suru vastu maa. Võttes see võib sul mingi riiete peale ka kukkuda ja värki. On gängsta tunne, jah? Kui on nagu kerge shishat, sa saad seda räige pahvi tõmmata, siis on ka gängsta. Aga ma võtan ka mingi koogi ja siis võiks võtta ühe suure mullivee kamba peale näiteks. Vaata, tiramisu on see kook. Ma tean, jah, see räigelt hea. Ninna hingan seda. Tulnud suust välja ja siis läheb ninna, siis on väga. Ma lähen tellin mingi cheesecake'i endale ja siis... Aga viitsite siia kutsuda või? Ma ei usu, et ta tuleb. Miks ta ei tule? Vähemalt see sigaritide mees ei tule, kui seal on mingid suhke veiteri moodi vend, siis ma võin kuulda. Fucking äge. Põhimõtteliselt me nüüd võiks minna Marina Malli ja siis sealt vist isegi kõnnib poodi ka ära nagu. Maria Malli? Marina Mallis, seal on H&M. No me ei pea otseselt minema, ma võin nagu H&M on Eestis ka nagu. No siis järgmine Dubai Ain, eks? Ma võiks jah, mingi Boba ja... Boba oleks aus, jah. Ja aus place.
jälle uus ja koht . odav , jaa , reaalselt . väga odav . Täiega odav tegelikult , kui nii mõelda . aga need koogid on väga väiksed . Väiksed . nojah , pole hullu . ikkagi nagu . jah . ja aus . mul on hea meel jälle üks koht olemas nagu Dubais tead ja aus koht , kuhu saab minna . aga kookidega võiks nii , et nagu mingi maitseme kõik koogid nagu ära , et . jaa , muidugi . Thank you , sir . Yes , of course . Yes , thank you . mingi loll . juba tuleb kookidega . nojah , kaamera läks ma lolli . isegi põleta teda . mis ta teeb ? ei taha fokusseerida Oota, sinna , siit sai mõned ta head . tee korra veel , ma tahan lihtsalt nagu vaadata kurjalt ja siis prillid peast ära võtma . toon panen selle nüüd . Vaidiga tee . This is chocolate. Yes , thank you . isegi päris suured pildi pealt on sul väiksed . This is cheesecake. jah , thank you man . Thank you . This is red Oreo Thank you. cake. Awesome . Enjoy. Thank you very much . see kook tahab ära sõita . päris hea . kohe . või noh , ma tahan ainult maitsta , sest mulle enda cheesecake meeldib nagu täiega . ausa saad seda endale . ja kohe teeme switch'i . korra maitsen seda asja . Teil on normid , teil ei sõida mina . elu on aus . Nice . Eesti pekkis . kokk on kokk . kas kahju Kreeksust ? kokk on kokk . elu on lahe . chat , elu on aus . chat . kokk . ei tea , kellelt see tuli . ei tea jah . ei , elu on aus , kokk , mullivesi , sigar . rohkem polegi rõõmuks vaja . ei reaalselt , teed tööd , grandid , mingi ausat content'i sai täna , eks ju . mingi aus apartment on , ausat business'it oleme saanud teha . hea event oli , esinemine läks hästi , connection'id , see trip on , kusjuures ma tõmbasin , mul läks kohe suitsemise nagu , no ma ei tea , kuidas sul , aga Te olete ausad vennad . teie ka . räägite ausalt . nojah , oleks tore nagu appreciation'it vastu ka näidata või midagi . no sorry , oluline tekst . ei vabanda välja . minema siit kohe . kus ? viskan neid selle klaasiga . et ausad vennad olete . Te olete ka räigelt ausad . ja noh , muidugi ka see event , millest saame ka ilmselt kohe täpsemalt rääkida , kus siis Kaur esines ja ma sain aftermovie teha . sellega oli ka nii , et ma õhtul peale filmimist kohe lükkasin kõik materjali kettale , andsin ketta vennale , vend on nagu mega professionaalne videoeditor , nii et kui teil on video editimist vaja , siis võtke ühendust jälle . ja ta sai kohe selle põhimõtteliselt valmis , noh , enamus osa siis hommikul natsi lõpetas , saatsime ära , saime tagasiside , tegime ära . video valmis nagu vähem kui 12 tunniga saatsime esimese versiooni . et see oli ka nagu sihuke lahe kogemus ja jällegi nagu lahe mõelda sellele , et sa teed seda asja , mis sa oskad , mis sulle meeldib ja sul on nagu tiim , kes nagu toetab seda kõike ja oleks väga lahe , kui me saaksime ka Eestis oma aftermovie'sid , reklaamvideosid tehes leida inimese , kes teeb kiiresti , kes teeb hästi ja kes tahab siiralt panustada ja pikaajaliselt seda koos meiega teha . et siis ka nagu more than happy to bring somebody on nagu jah , teeme mingi reklaamvideo , paneme kohe samal päeval materjali pilve , te saate selle kohe võtta , ära töödelda , järgmine päev saadame kliendile . jep , just . selle koha pealt veel mainiks seda ka , et kui keegi vaatab ja tahaks ka mingite inimestega koostööd teha , a la kas või meiega , aga otseselt ei ole seda , et mida teha , siis jällegi võtke lihtsalt üks asi , mis te arvate , et mingile inimesele tuleb kasuks ja lihtsalt õppige see ära . kõige lihtsam näide ongi mingi videotöötlus . igaüks saab seda õppida , kui sul on arvuti olemas . põhimõtteliselt saad telos ka , eks ju , saad alustada teloga . õpid ära ,
ma arvan, see siia peale mingi. Ühesõnaga, me elame Jumeirah nagu alguses, ehk siis siit sõidavad kõik Raarid ja Lambod ja kõik sõidavad siit mööda, kõik Bugatid, asjad ka. Iman Kaatsid ja Onuhad ja kõik vennad sõidavad siit mööda. Iman Kaatse meest mingi 2 kiltsaga kuskil, Onuhad, ma täpselt ei tea, aga nad on ka kuskil palmil. Ja noh, siin on veel mingid vanasid, keda ilmselt lai seltskond väga ei tea, aga noh, ühesõnaga, siin on päris palju kõvasid ettevõtteid. Aga ühesõnaga, nii-öelda, kuidas ma ütlen, võlu või nii-öelda key on selles, et sa pead ühe mingi kindla skilli või asja lihtsalt väga hästi ära õppima. Kõige lihtsam näide on, nagu just ütlesin, videotöötlus. Õpid videotöötluse ära või filmimise, õpid see nii-öelda artistilist silma. Siis nagu saab kõike teha. Sa võid siia Jumeirale mingile miljonärile olla nagu personaalvideograaf. Heitad tal kõik personaalbrändi üles, kõik filmid, kõik töötled, elata juures, kõik värk nagu. Ta ei pea mitte millegi peale mõtlema. Kõlab nagu hullult raske asi teha, aga see on tehtav. Nagu kõik asjad siin elus. Ja, nagu siuke võib-olla resoneeruvam ja lihtsam näide on kas mingi muru niitmine. Sa lähed nagu mingi, okei, siin ei ole nii muru otseselt. Kornus on mingi fake muru nagu siin. Aga kas mingi gardeneri töö nagu lihtsalt käid kõik need villad läbi, koputad kõigi ukste peale. Jõu, tahaks teha, olen nagu nõud räigelt panustama, noor, vana, tahan seda teha. Teen ka contenti, kuidas ma nagu põõsaid katin ja teen neid nagu viimistan ja teen gardeneid nagu ilusaks ja lihtsalt teed, lihtsalt alustad kuskilt. Pakud nagu midagi, pakud mingit väärtust nagu inimestele ja jälle 100 villast üks ütleb sulle jah. No siin on juba ühe liifi peal nagu mingi. Siin ikka on. Pluss sõitaks. Mul on tunne, et need essad liifid on nagu brokivad, sest siin justkui tundub, et on nagu 2 ja 2, vaata, nagu läheb tee ja siis mõlemal pool teed on 2 vilat ja 2 vilat, ehk siis nagu vähemalt seal tundub nagu. Mis mõttes 2 vilat? No, et on nagu tee ja siis on nagu tee ääres 1 villa ja siis teine villa on nagu mere ääres. Taga või? Jah, nats nagu mul jäi üks päev siuke mulje. No siis on vist autotee ikka vahel, mul on tunne. Aga noh, ei tea ka. Aga jah, nõus. Ja teine asi ka veel, liifide lõpud on rikkamad kui algused. Seda ma võin ka tähele. Liifid lähevad nagu laiali ja lõppude pool on nagu, noh, siit kaugelt on vaadata ja siis näha, aga seal on natuke mingid suuremad, fancy'mad villad. Mansionid, meie tulevased. Jah, varsti oleme siin. Nad vaatavad praegu, kuidas me nagu räägime siin, meie tulevased. Jah, tulevased Kauri Robert. Kuskil siin. Mis su jooks olid eredamad hetked, mis sulle nagu rohkem meeldis selle reisi puhul? Muidugi esinemine. Kuidas esinemine läks? Läks hästi. Mängisin 3 hümni, Emiraatide, Eesti ja Euroopa Liidu hümn. Ja siis mängisin Arvo Pärdi Spiigeli. Esinemine läks hästi. Tavapärasest võib-olla oli natuke rohkem närvi, mis oli tegelikult tore, seda pole ammu nagu väga palju nagu olnud. Aga esinemine läks nagu väga hästi, nagu päriselt. Ma nagu tavaliselt on alati see, et sa esined. Kokkuvõttes on hea, ma tean, et kui sa küsid kellegi kuulajad, keegi ei oska sulle midagi öelda, aga sa tead ise, et see üks noot, see mingi väike asi, see on, läks natuke halvasti. Ma ei mäleta mitte midagi, et mul oleks nagu mingi siuke väike asi olnud, nagu päriselt. Neid hümnid ja asjad õppisin suht nagu mingi nädal enne või 1,5 nädalat enne ära. Meil läks aega natuke loo valikuga, kuna olid mingid soovid. Siis oli vähe aega, siis teatud lugusid saanud ja siis nüüd oli hästi heliloojani ja nii edasi. Lõpuks jõudsime hea otsusele, Pärt. Aga ühesõnaga natuke võib-olla jäi aega väheks nende õppimiseks, aga selles suhtes, et ma sain need ikkagi nagu nii hästi selgeks õpitud, et kõik läks nagu hästi. Ja muidugi see esinemine oli üks nagu highlight. Sest lihtsalt kõik need saatkonna inimesed, keda ma seal juba tunnen, neid oli tore näha. Lihtsalt oli hea meil esineda sükse high level evendil mingi Burj Al Arabi kõrval, nagu reaalselt ma olin nagu laval, väike lava, korra vaatan nagu nii palju kõrval ja see on Burj Al Arab seal nagu. Seal on nagu õhtupäike, päikseloojang, mingid palmid. See oli nagu hea. Jõudsime nüüd taksosse, hakkasime eventi poole liikuma ja võib-olla Kaur saab anda täpsema ülevaate, mis seal hakkab toimuma. Põhimõtteliselt, nagu eelnevalt sai vist 1 või 2 korda mainitud, see üritus nüüd, kuhu me lähme, on nagu põhiagenda, miks me üldse siin Dubais praegu hetkel oleme. Üritus, kuhu me lähme, on Eesti siis nii-öelda Lähis-Ida või Saudi Araabia või Emiraatide suursaatkonna
suursaadiku vastuvõtt ühesõnaga ja praegusel hetkel on ka Eesti president Alar Karis siin Dubais ühel üritusel ja ka messil, ehk siis ühesõnaga Eesti president on ka siin üritusele kohale tulemas, lisaks ka mõned teised diplomaadid, ma ei tea, vist ka mõned ministrid ja vist on mingi delegatsioon ka kaasas, selle poole pealt ma 100% nüüd ei tea, aga ühesõnaga high level event tuleb. Põhimõtteliselt me lähme nüüd Burj Al Arabi kõrvale, toimub see esinemine ühes lounge'is või nii-öelda baaris, et location on ühesõnaga päris aus. Ja see ongi agenda, ühesõnaga suursaadik kutsus mind esinema, Robertit kutsus ta siis aftermovie'd tegema, ehk siis Robert saab olla meie official videograaf, nagu Robert ütles ka, et tahame võimalikult kiiresti seda deliverida, et saaks nii-öelda head kvaliteeti ja nii-öelda tööeetikat näidata. Ehk siis, et võib-olla saame tulevikus ka nendega igatipidi koostööd teha, kindlasti esinemiste näol, aga siis ka nii-öelda reklaamvideote näol ka. Vot. Aga ühesõnaga põhjus, miks me nüüd nii palju varem lähme, nagu ma ütlesin ka, sain suursaatkonnalt siis kõne, pidime varem sinna minema. Lihtsalt selle jaoks, et jooks ilusti soundchecki ära tehtud, kõik asjad nii-öelda üle vaadatud, kõik oleks nii-öelda korras. Ja teine põhjus on see, et kuna see on nii high level event, seal on ka president ja suursaadik kohal, siis see tähendab ka seda, et enne üritust tuleb sinna juba turva ja politsei kohale, nad vaatavad kõik ümbruskonna ja kõik maja üle, kõik nagu pannakse mega nagu kontrolli alla, et keegi mitte lubatud isik ei saaks sisse, kõik oleks nagu nende inimeste jaoks turvaline, isegi siin Dubais. Vot, et kõikide nende aspektide töötu ühesõnaga me pidime varem siis ikkagi koha peale minema, et praegu on kell 3 ja üritus ise hakkab kell 6, et ühesõnaga 3 tundi on aega, aga praegu oleme täpselt hästi graafikus, et peaks ilusti jõudma kõik soundchecki ja muud asjad nii-öelda ära tehtud. Equipment kõik laetud, ilusti kaasas, ma olen valmis. Tegelikult juba räigelt lahe ka, sest eelmine kord, kui ma Saudis tegin selle aftermovie värgiga, siis ka tegelikult nagu siuke teistmoodi projekt, et see on nagu tavaliselt teed mingid reklaamvideosid, käid kuskil objektidel, filmid, võib-olla mingid üritusi vahest ka nagu teed, aga just nagu mingi välismaal pole nii-öelda kunagi teinud ja eelmine kord see Saudi kogemus oli räigelt aus. Panen siia väikse snippeti ka, ilmselt kuskil külje peal käib. Et minge visake ka pilk peale kindlasti, et seekord ka tahaks näha juba, kuidas tuleb. Kahju, et siin nagu riikides droonidega natuke jamasti, muidu teeks ägedaid mingid droonivõtteid ja asju ka üldse terve vlogi vältel, mitte siis ainult aftermovie puhul. Aga muidu jah, mega aus, mega lahe on nagu jälle skill stacking ut nii-öelda teha, et sa nii-öelda arendad oma skill'e ja nii-öelda stackidki eelnevate skill'ide peale uusi skill'e ja nii-öelda natuke nagu õpid ka ümber siis neid olemasolevaid skill'e, et iga kord, kui sa midagi teed või teed ühe repi juurde, et siis sa lähed nagu paremaks nagu ka jõusaalis. Ehk siis jah, täiega aus ja täiega tänulik selle võimaluse eest. Just, et Dubai osas üks asi veel, Robert mainis seda droonivärki, et Dubai ja Emiraadid on üsna nagu, ma ütleks otseselt reguleeritud riik, aga siin asjad käivad mingid asjad, teatud asjad teistmoodi, mingid piirangud on osata asjadega, nagu näiteks ongi droonid, sul ongi eriluba vaja selle jaoks, et sa saaks drooniga üldse nagu lennata siin, see maksab mingit raha, eks ju, et see on see nii-öelda põhjus seal taga, aga näiteks ka esinemistega on niimoodi, et kui sa tahad Emiraatides esineda, sul peab iga esinemise jooks olema ka luba, mida sa pead taotlema nagu põhimõtteliselt riigilt või nii-öelda valitsuselt või kuidas iganes see täpsemalt siin käib. Ehk siis jälle meil nagu see on tavaline asi, kui igal pool toimub kontserdid, asjad ja nii edasi, aga siin sa pead iga asja jooks loa saama ja see luba ise maksab mingi sott, natuke üle selle ja näiteks kui sul on terve orkester 50 inimest, sa pead 50 inimesele selle loa saama. Nii et see on nagu väga teistmoodi, väga huvitav siin riigis, mis on natuke harjumatu ka. Aga selle poole pealt hea asi on see, et kõik saatkond ja kõik see asukoht, kus me esineme, nad korraldasid kõik selle poole ära. Ehk siis, et meil ja see pool on nagu selles suhtes lihtsaks tehtud, mis on hea. Just. Aitäh elule, aitäh Jumalale, universumile, kuidas, kes nimetab. Aga hoiame teid updated. Näeme varsti. Hommik rahvas. What's up, vlog? Elu on ikka suht huvitav, toob mingi sihukesesse ringkondadesse, kus ei oskaks isegi oodata. Just connectisin ühe piltide tegijatega. Ma ei saa öelda seda ehtähega sõnast teistub siin kõrval, siis ta saab kohe aru, et ma räägin temast. Aga ühesõnaga, mul enda lausest öeldes ongi olnud viimased 3 aastat niimoodi, et nagu grandid kogu aeg oled nagu toas. 2025 oli esimene sihuke rohkem sotsialiseerumise aasta, kus ma võib-olla rohkem nagu välja tulin.
nii-öelda maailmale näitasin, mis ma siis selle 2 aasta jooksul olen ehitanud. Ja ma olen alati näinud ja imetanud seda, kuidas Kaur nagu räägib, et seal connectisin selle vennaga ja seal nagu rääkisin selle inimesega ja siis tema nagu viis mind selle inimeseni ja nii edasi. Siis ma olen alati mõelnud, et okei, et kui ma suhtel üritustel oleks, et kuidas mul nagu oleks. Sest ma ei ole nagu naturaalselt väga siuke ekstroventlik ja connectija tüüp ja mul on üsna nagu ükskõik teistest pigem. Aga noh, lahe, väike nagu esimene siuke kogemus käes ja siit aina edasi, aina suuremad connectionid ja vahetasime numbrid ka ja respektis seda, mis me teeme. Rääkisin Krexi agentuurist ja meie agentuurist ja ta rääkis oma teekondadest ja me resoneerusime ka sellel kõigel, et peabki konsistentselt siis nagu läbikast ja rääkis näed seda ka, et siin Dubais on nagu hästi üldse Emiraat, mis on nagu mingid kindlad rahvused, mida eelistatakse. Rääkiski, et ta on näiteks, kui ma seal öeldes ta istub siin kõrval, et pole ka, aga et Euroopas näiteks eelistatakse hästi palju inimesi, siis tema riigist ka, kus ta siis pärit on. Ja rääkis ka seda, et tegelikult siin on nagu väga raske just nagu tavatööl, et freelancerina on siin nagu mega lahe ja palju võimalusi, aga tavatööl on mega raske, sest nagu nii väiksed palgad on ja nagu hästi suured expensid nii-öelda. Et jah, jälle sai siukseid insight'ega nagu rohkem. Ja ma kohtusin ka siin ühe inimesega, või õigemini ma suhtlesin temaga juba eile selle esinemise ja soundchecki osas, aga ma nüüd ühelt teiselt inimeselt kuulisin, et ta on Emiraatide ja Dubai kõige suurema üritustagentuuri nagu üks inimestest ja ta oli öelnud, et neil ei ole ühtegi nagu mees tšellisti või mees nagu vist muusikut nii-öelda. Nii et ma pole ise temaga veel rääkima jõudnud minna, ma ilmselt peale üritust lähen, kuna praegu tulen tegemist. Aga ühesõnaga suur opportunity jah, peab minema connectima ja vaatab, siis saab äkki rohkem esinemisi siin Saudis ja õigemini Dubais Emiraatides tegema. See oleks aus. Aga vahepeal siin oli ka turvakontroll, meid nii-öelda aeti siit alalt ära. Kõik mingid turvamehed käisid koos pommikoertega kõik kohad läbi, vaatasid kõik üle. Enne kui siia nii-öelda tähtsad inimesed tulevad. Põhimõtteliselt siia ongi külalisi ka tulemas kuskil 100–200, kuskil seal vahemikus ma kuulsin. Rohkem kui ma arvasin. Ja põhimõtteliselt seal hulgas ongi Eesti president, veel erinevad saadikud, diplomaadid erinevatest Euroopa riikides kui ka põhiliselt päris mitu tükki on siit nii-öelda Emiraatidest. Ühesõnaga, presidendil on ka suur delegatsioon kaasas, mingi 12–15 inimest kuskil seal vahemikus oli. Nii et jah, nagu mega high level event. Ma arvan, see on mu detsembri esinemisest isegi veel rohkem high level event. Mis on suur delegatsioon? No ma ei tea, kas see on äridelegatsioon. Tavaliselt delegatsioon on inimesed, kes tuleb presidendiga kaasa. Mõned inimesed turvamehed, siis mingid ala toetad assistendid, sekretärid, süksed inimesed. Kui on äridelegatsioon, siis praegu vist ei ole äridelegatsioon. Aga ühesõnaga, kui on äridelegatsioon, siis on erinevad ettevõtted, mingid asutused. Oot, et ühesõnaga inimesed põhimõtteliselt, kes saadavad presidenti. No jah, käitsuprillid, rahulik muusika. Päikeseloojang, Dubai. Tegelikult räigelt ausam, ma poleks oodanud, et siin ausam. Ma nägin pilti, aga see on päris elus veel ausam. Kuule, aga ma vaatan päike vist ei jõua enne ära loojada, kui hakkab, siis ma arvan tegelikult aus päikeseloojangu taustal nagu. Robert ütles seda mulle, pole ise jõudnud niimoodi mõelda, aga crazy on lihtsalt seda mõelda, et me mõlemad tuleme nii väiksest kohast. Ma tulen väiksest külast, kus on 100 inimest, Robert ka väiksest külast, kus on vist 300 inimest. Ja me oleme 19 ja me oleme nüüd Dubais, arendame businessi siin. Meil on siin juba connectioneid, aina rohkem tuleb neid connectioneid. Päris kiiresti neid tuleb ja me oleme mingi siuksel high level eventil siin. Ja me oleme nagu Burj Al Arabi kõrval. Aga mulle täiega meeldib see, et see kõik nagu, see, kus me tulime, see nagu mingis mõttes reflekteerib ka siukestes asjades. Et näiteks
sa võid jooke võtta ükskõik kui palju tasuta. mingi Jah. asi, jälle sa oled rohkem käinud eventides, sa ilmselt nagu oled sellega harjunud juba, aga muu jaoks siuke asi nagu koopast välja lahe, et miks Jah. tasuta süüa, tasuta juua, tasuta mingi olla siin lihtsalt. Ma ei tea, nagu nii crazy ja siis nagu mõtledki, et okei, aga ma ei tahaks, et see muutuks muu jaoks nagu igapäevaseks ühest küljest. Täiega meeldib see vibe, et ma suudan hinnata seda, et ma saan siin võtta mingi õunamahla. Aga kui ma tahan, siis ma võin võtta mingi mojito, mingi kokteili ja nii edasi. No ilmselt ei hakka, sest ma ei taha, ma austan seda riiki ja ma ei hakka siin nagu alkoholi jooma. Siin on see keelatud 21-ni. Aga nagu ma võin, kui ma tahan. Ja see, et ma saaks nagu ja jälle lõpmatuseni lihtsalt. ja mingid siuksed asjad nagu. No see on jällegi, et võib-olla nendele, kes nagu vaatavad teiega ka nagu see resoneerub. Ja see on nagu täiega ausalt, kui siukstes kohtades oled, et siis kõik on nagu tasuta ja kõik nagu hoolitsevad su eest. jupp, see on lahe. Siis mõtled nagu, et ei, ma võin ise, ma teen ise, mis iganes, nagu kõik on hästi. Kas see oli nagu mulle ka seekord esmakordne? Tuled siia hotelli, need botlerid või mis need nimad olid? Ma ei mäleta, igatahes teevad ukse sul autol lahti, tuled välja, aitab mingi kottide asjadega. See on nagu lahe. Ei räägid, ma juba nägin, et ta tuli, siis ma nagu istusin siuke, tundsin ennast tähtsalt, tuleb ja ukse lahti. Ja ma nägin ka, siis ma nagu ootasin. Ja see on lahe. Kuule, aga tai, ma peaks nüüd sooja vaikselt tegema veel. Ühesõnaga, varsti hakkab kontsept. Teine hetk, mis mul ka nagu meeles on see, et see oli sama õhtu, kui me käisime shishat tegemas ja Mäkki ära tõime. Peale seda me tahtsime kapsat. Oleme sellest varem ka rääkinud, Saudi rahvustoit, mis on põhimõtteliselt riis ja mingi liha. Riis siis nagu vürtsidega Saudi stiilist tehtud. Väga täpselt ei oska rääkida, kuidas. Siis mingi liha, kas siis kana, veis, lammas või siis kaamel. Seekord ühesõnaga tükk aega otsisin mingit kohta, kus saaks nagu autentset kapsat, mitte mingit nii-öelda feiki, sellepärast seal on mingi mandi ja muud asjad ka, mis on sarnased, aga need ei ole kapsa. Ja õnneks me leidsime ühe koha, Saudi Kitchen, täiega soovitan. Kaur läks sealt tõsisena, hakkas seest niimoodi vaata. Kaur läks. Läks niimoodi. Niimoodi või? Ja niimoodi. Läks vetsu niimoodi. Läksid niimoodi nagu kõva mees vetsu. Ühesõnaga, ma arvan, Kaur juba rääkis, aga mega chill, mega aus place, nii kaua, kui me siis WC-s olime. Just tellisime 3 kapsat half chickeniga. See koht, kus me oleme, see on vist mingi Jumeirah 1 or Jumeirah 2. Suke nagu nii-öelda rajoon või nii-öelda väike kvartal siis, vist eesti keeles. Et meile on juba mitu korda öeldud ka, et siin elavadki siis need nii-öelda native dubailased või nii-öelda emiraatlased. Siin on ka nii-öelda suke villade ala, siin on palju restorane, palju mingid wellness-kliinikuid, kellega me ka siis nii-öelda, kelle suunas me ka tegelikult agentuuriga laieneme. Et me laienemegi siia UAE ja GCC aladele uue nii-öelda offeriga, uue pakkumisega, uude natukene niši. Tahame ikka endiselt olla nii-öelda tervise ja spordi nišis, ehk siis natukene konteksti andes on ka siis nii-öelda, miks me oleme tegelenud oma agentuuriga alati niisuguses tervise ja spordi nišis, ongi see, et me esiteks mõistame selle maailma keelt, me mõlemad teeme trenni Kauriga ja sellepärast me otsustasime ka 3 aastat tagasi, kui me agentuuriga alustasime, et võtame just niisuguse tervise ja spordi niši. Mul endal veel on personaalselt see lugu, et ma võtsin umbes 20 kilo alla niisuguse 9 kuni 12 kuuga ja sellepärast ma nagu tean, et mis on elu, kui sa oled paks
ja unhealthy ja mis on elu, kus sa oled nagu tervislik ja teed trenni ja nii-öelda liigud mingite unistuste ja eesmärkide poole. Meile toodi siin mingit toitu. Can I film it how you like? Sure. He's a vlogger, you know. Yes, he does yes. like YouTube stuff. Really? Yeah. He's very famous. Should name? He I has will like follow him. he has like 100 subscribers. Robert Suslov. You can bring your phone, then I will show you, you know. Thank you so much, Mr. Thank you. Yeah, appreciate you so much. Ühesõnaga, mul jäi kiiresti jutt pooleli see, et see kõik nii-öelda trennimaailm ja kõik see nagu tervisemaailm, et nüüd on nagu nii lahe, et me saame läbi oma agentuuri ka nii-öelda aidata siis oma kliente. Et kui mingi jõusaalile me aitamegi näiteks tuua 50 uut klienti või mis iganes, siis see on nagu 50 inimest, kes läksid nii-öelda tervislikuma elustiili poole. See on nagu täiega aus, et me saame ühesõnaga läbi oma klientide ja elu paremaks teistel muuta, aga toit tuli kohale. Very hungry. That's why I make it quickly. Yes. You are a fast boy. Jups. Drimps. Junks. Drips. Oh, looks very good. Oi. You are amazing, mister. Oh, this smells so good. Oh my god. Vaadake seda lihtsalt. Thank you. Kastmed, kõik chillid, värgid, särgid, hapukoored. Thank you so much, mister. We appreciate you so much. Thank you. Enjoy, sir. Oi. Oh mees, siin on normid ka seal. Mine äkki kui jaa. Peaks ka jäädvustama hetke. No natuke häirib see, et nii kiiresti see valmis, nii kuni neil seisab seal kuskil mingis mustas köögis, aga no. No kui hästi maitseb, siis vahet pole. Jah, pärast käib korra sital ja korras. A few moments later. Hea toit oli. Üks shisha veel ja See on otse majas. Vaad restorani kopis. ma ei saa aru, miks mu kõht nii järsku täis sai. Muidu võid küll kodus süüa, ma ei tea, mingi tund aega järjest ei saa täis. Ühesõnaga, me tahtsime võtta nagu topeltportsu, et nagu normid saada, eks. Siis me otsustasime, et okei, võtame ikka ühekordse portsu. Me on kõigi full täis, kõigil nagu pool järgi. Mingi rekspapööd. Me oleme koomas veel. Ja. Läheb. Austa. Küll jah, kõik chilli otsid. ma mõtlen, et oleks 2 sihukest toonud. Me ei saa isegi ühte ära. Juhloogdega siin. Ta toob ka meile tasuta Saudi kohvi ja tatleid. Complimentary bonus. jaa, nii edasi. Mega aus. Need araablased on siin kõik ausad. Elu on väga aus, vaadake neid tatleid. Räigelt head tatlid. Tatlid, araabia kohv, veel natuke, reksu, kaur, vaade. Saate seal nagu päriselt autentset Saudi toitu, autentselt süüa ka nagu maas istudes, me küll seda seekord ei teinud. Aga ühesõnaga, seal oli lihtsalt tore see, et see oli Jumeirah Streetil, aga mere ääres, me polnud otse mere ääres, aga see oli nagu rahulikum kui kesklinna pool, eks ju. See on ka asi, mis mul siin Jumeirah seekord ärgelt meeldib, siin on lihtsalt nii chill, nagu räigelt chill, kõik on nii mõnus, rahulik vaikne, jah, natuke automüra on, aga see on nagu tõesti mega vähe. Aga ühesõnaga, selle õhtul, ehk siis kesklinnas igal pool mujal on megalt trafficut, megalt inimesi. Seal oli jumala rahulik, Skyline'i oli ka natuke näha, istusime seal väljas.
kuna seal on ka nagu Jumeirah Street, aga ma ei mäleta, mis selle ala nimi oli. Ühesõnaga, kaameral sai just, kuna see foni, siis seal poole tunni limiit. Siis ma läksin just kaamera juurde täpselt sekundi pealt sai see otsa. Ühesõnaga, kuna see nii-öelda ala oli ka rohkem nii-öelda meenutus Saudit ja Riadi, kui niivõrd siukest fancy't Dubaid, seal oligi nagu rahuliku mingi siuke Saudi tunne tekkis, kui Saudi toitusid ka. See kelner oli ka nagu mega lahe inimene, rääkisin mingi juttu üldse siin kõikide taksojuhtide, kõikide kelnerite, kõikide inimestega nagu räägid juttu, mingi lollitad värki nagu mega lahe, kõik on sõbralikud, osad lollitavad kaasa värki ka nagu. Näiteks eile mingi suveniiri müüa, tegime talle mingi džünks. Mis ta tegi ka? Džüps. Ja siis üks taksojuht siis tegi ka džünks. Ja see on täiega pull, keegi ei ole nagu mingi eestlane. Aga ühesõnaga, tõi meile neid riisi seal proovida, ongi kapsariis, mandiriis, kõik need muud asjad. Kõik on mega head, aga siis kapsa oli kõige parem. Tellisime kapsa, mingi mega ports tuli, keegi ei söönud seda lõpuni. Saime kõik enda portsusest 2 toidukorda nagu kokku, saime pärast kaasa. Aga see oli nagu mega hea, sööd seda kapsat, see on lihtsalt nagu nii retsilt hea. See on nagu chill. Siiralt, jah. Sul on nagu chill, ei toimu midagi, mingi skyline on eemal näha natukene. Vot nii, et see on ühesõnaga mul üks sükseid erksamaid mälestusi veel. See oli lihtsalt nagu tore ja lahe oli olla. Täiega nagu nautisin, sai hetkes ole värki. Jaa, nõus. Ei, mul ka kindlasti. Toit on nagu mingid toiduelamused ja toidukogemused on alati kõige paremad kogemused mu arust. Ja veel võib-olla siuke väike eredam hetk on nagu see, et üldse siia tulek oli nagu mega chill ja mega mõnus, eriti nagu 3-kesi. Mulle nii meeldib, et meil nagu seekord sai nii normkamp kokku ja nagu kuldne trio. Shut out kuldne trio Orukooli ajal, Karl Mark ja Rageri, nemad tegid mingit Insta kasutajad kuldne trio mu arust, aga ma ei ole kindel. Mul justkui on mingi flashback, aga ma ei mäleta. Aga me oleme nüüd kuldne trio Dubais. Ja siia tulek ka nagu mega aus, lihtsalt lollitad terve lennukis, lihtsalt lõugad, lihtsalt seisame püsti, nagu seal vahedes räägime juttu, nagu mingi filmime üksteist. Filmime inimesi. Kaur mingi rissis seal ühte stewardessi, kes oli nagu troll. You know you have to shoot your shots. Yes. You have to practice. Yes. Et nagu... Külmkappide peal on hea harjutada. Harjutan seinaga tavaliselt. Nagu Joe Biden harjutas omal ajal. Jah. Õhuga. Aga see selleks. Me oleme siin tatleid söönud. Meil sõber Mohamed, meil juba mitu Mohamedis sõpra, nüüd on mingi 3 tükki neid juba. Üle terve lähisida. Aga siin Abu Dhabi Mohamed soovitas neid tatleid, need on Majuli tatlid. Need on räigelt head, siuksed suuremad, mõnusad mahlased, nagu tõesti head. Ja ausalt, tulete kuhugi siia kanti, Oman, Saudi Araabia, Emiraadid, Katar, mis seal veel on, mingi Kuveit on, kõik need alad, ostke nagu tatleid, otsige kuskilt tatleid, nagu mega head. Aga see Saudi Kitchenis ka, seal nad lõpus tõid ka meile tatleid, lihtsalt tasuta, saad aru, lihtsalt tasuta, ta tõi tasuta mingi kastmeid meile juurde, pani meile riisi natuke rohkem, mis me palusime. Jah, lõpus tõi ka Araabia kohvi meile ja värsked tatleid, nagu need olid päris värsked, need olid räigelt head ka. Aga ühesõnaga, tatlid. Mega head. Kui keegi on Eestis tatleid, see mõtleb, et mingi pask toit, siis jah, Eestis on pask, aga siin on need nagu parim asi alles, nagu päriselt. Ja seoses sellega, kui sa hakkasid praegu ütlema, et kui te tulete siia aladele, siis mul tegelikult tuli mõte, et nagu, ma arvasin, et sa ütled, et siis võtke meiega ühendust. Aga nagu tegelikult ausalt, miks mitte, et kui te nagu tulete siia mingi essad korda, tahate mingid connectioneid või tahate midagi küsida või uurida mingid, ma ei tea, restoranide kohta kas või oletegi nagu turistina või tulete mingid businessid tegema või mis iganes, siis nagu võite iga hetk meile kirjutada, me saame teid connectida mingite inimestega oma networkiga. Jälle, more than happy to help, kuna see podcast on eesti keeles, siis need inimesed, kes meile ilmselt kirjutavad, on ka nagu eestlased, ehk siis jälle mega lahe, kui saaks nagu rohkem eestlasi siia, saaks siin ka nagu mingid asja teha, maailma koos vallutada, et alati võite nagu meile kirjutada, ükskõik millega seoses. Ja ka tagasiside osas tegelikult nagu tahaks teha podcastile võib-olla mingi tagasiside küsimustiku vormi. Nagu reaalselt täiega armastame tagasisidet, ka kriitilist, ka nii-öelda halba tagasisidet, mis iganes. Alati võite nagu öelda, alati võite kommenteerida, kas meeldis, mis meeldis, siis me teame omalt poolt ka ju, et kuidas järgmiseid episoode nii-öelda paremaks teha. Et oleme täiega avatud tagasisideks, kirjutage kommentaari, mis te sellest episoodist arvate.
kui te tunnete, et te saite siit mingit väärtust või tahaksite edaspidi ka näha selliseid videosid, episoode külalistega, podcast'e, midagi, mida saab taustale panna, samal ajal tööd või trenni teha, midagi, mida saab visuaalselt vaadata, nagu erinevad vlogid, siis võite subscribe ida meie kanalit. Kindlasti tuleb palju sisu see aasta, palju rohkem kui eelmine aasta siis lõpupoole me selle kõigega nagu alustasime, aga nüüd see aasta ongi plaan nagu vähemalt üks episood külalisega kuus, ideaalis tegelikult 2, aga alustame alguses 1 ja pluss selliseid vlooge ja maasistumisi tegelikult tuleb veel ja vahel teeme ka Twitch streame, nii et võite ka kõikidele kanalitele, mis me paneme siia descriptionisse, võite siis meid follow da. Aitäh, et kuulasite. Suur tänu ja äkki kunagi Dubais näeme.